Tervitus, loodan, et teil, või usun õigemini, ärme looda, usume, et teil oli tore naistepäev, eelkõige siis armsatel naistel ja just tänu meestele, ma arvan. Meestel on suur ja tähtis roll, et naistepäev oleks tore. Ja sina asud oma rolli täitma, jah? Jaa, ikka täis pangaga. Siis lehtedest laua või? Ma vaatan, lehtedest laua. No, aga jah, see vihjas sellele, et kes nüüd on pikaajaliselt meie kanalit jälginud, teavad, et paar aastat on juba naistepäev olnud natukene omamoodi ja küllap ta siis täna ka saab olema. Nii et head teatrielamust või noh, mis teatrielamust, eks me ei näitle, me oleme lihtsalt meie ise. Igatahes natukene sompame edasi, me oleme seljakottidega vabamad seekord. Eelmine aasta oli natukene lund veel alles ja olime tipitelgi ahjuga. Üle-eelmine aasta oli väga lumine, siis tegime lumest laua. Aga Reili, tule minu järgi, sa näed praegu valede poole. Näed, naised tahavad kohe ikka minna sinna, kuhu ei ole vaja minna. Aga igatahes ööseks me ei jää, aga hakkame mängima voodimänge ja siin metsas ja kokkame ka. Teeme midagi, mida ma ei ole kunagi varem teinud. Ei ole kodus ka katsetanud, nii et kes ikka kodus köögis katsetab, kui on võimalik esimest korda kaamera ees metsas teha. On ju? Õigus. Mehed. Ja. Aga jah, meil on mõlemal siis seljakott, varustus ja sumpame siit veel natuke edasi, ega mul siit kindlat kohta ei ole, aga ma tahan natuke uurida seda ümbrust, et siia edaspidi tulla ka võib-olla midagi tegema ööbimisega ja nii edasi, et ega siia väga telki ei pane, rippvoodi või midagi, aga eks ta selline soine ala on. Vot. Nüüd on päris tihe juba. Siit annab ikka läbi sussata, aga ma näen kaugemal natukene sellist heledamat ala. Tõenäoliselt on seal võib-olla mets hõredam või saab kuskile ikkagi tasasema pinna ja päike paistab õnneks tuli välja. Täna laupäeval siin hommikul oli pilves. Nüüd on juba kell 12 ja vast leiame. No kuidas see ronimine käis? 3 aastat tagasi juba alustasime ikka selle ronimisega, limboga ja seda siin jagub. Nii. Ja ega peabki. Ei saa niisama alati metsa jalutada, et peame tänama tuulemurde, sellist risu-räsu, selliseid noori võsasid. Neid noori võsasid on ju Eestis üksjagu. Et tänama selle eest, et saame nagu harjutada siis kõndimist. Kunagi ei tea, kui vaja kiiresti sellisest risust-räsust läbi minna, siis ei ole enam see esmakordne ja seljakott ka seljas, et siis tead juba, mis metsa sees ootab, et ega siis sellist ilusat metsaalust ju palju ei ole. Kui sul vaja ikka metsa alla kiiresti ära põgeneda, varjuda, siis tüüpiline klassikaline Eesti mets on juba selline, kust väga lihtsalt läbi ei murra. Ja. Me oleme nüüd tegelikult leidnud võib-olla see kompromisskoha. Kompromisskoht tähendab see, et kui tahad voodimänge mängida, siis peab voodi jaoks ruumi olema. Õnneks 2 voodi jaoks mitte. Jaa, ei, meil on 1 voodi peal. Täna mängime 1 voodi peal. 1 voodi mängud. Kohe paistab suur õlipudel sul. Jaa, ega ma vaatangi kuskile võib-olla paremasse, aga õlipudel, jaa. Vaat, see on üks tähtis element. Ärge nüüd ära ehmuge, ma nii palju ka nüüd ära ei kuluta. Aga seda läheb vaja. Ülesande on vist selline, et kui Preili saab voodi ja toolid on meil kaasas, temutoolid, siis mina
kogun tulematerjali. Palun. Risupliit kaasas. Ja mul on olemas üks kotikene ka, kuhu on hea koguda. Seda ma ka täpsustan, näitan, mida ei tasu ära visatagi kohe. Et igal asjal oma mingi rakendus. Sobib selline plaan või? Ja siis päike veel paistab, saame siin ümbrust ka uurida. Ja me ei hakka praegu kaugemale ronima, et meil on vist omajagu seda projekti ka. Võtab aja ära ja kui aega jääb üle, siis pukerdame edasi, teeme mingisugust ringkäiku. Muideks, me ise siin uurime ka mingisuguseid taskukohaseid ja häid madratseid või nii-öelda ütleme R-väärtusega selliseid, mis 4-5. Selline, mis oleks praegusel aastaajal, kui maapind on veits külm, võib-olla kohati jäätunud veel. Et saaks nagu seljakotiga võib-olla rohkem käiagi ja siis selle kuppeltelgiga, et ei lähe tipitelgiga. Kui kellelgi soovitada oma kogemust jagada, et milliseid madratseid te olete kasutanud mingi... Või milliseid siis mitte osta. Jah, et nad on üksjagu kallid, aga võib-olla teil on mingi hea tulemus saavutatud mingisuguse taskukohasemaga ja olete rahul olnud. Nii et kui kellelgi on midagi jagada, siis andke teada. Mul on täna see Temu risupliit kaasas. Et mainin jälle üle, võib-olla keegi ei mäleta, et ärge lõkkematerjalina siis praegu lehtpuud väga näppige, et see lehtpant susiseb teil seest vett täis. Otsige ikka kuivanud kuuska või mändi sellist. Mina siit näed üks viltune saagisin siit otsast juba ära jupi ja siit ma niimoodi järkan mingisuguses osas. Sellised põlevad hästi seal risukas ja saab kiiresti tulemuse. Vahetasime korraks asukohta, siin on rohkem päikest, Reili möllab voodiga, ega väsimus tuleb peale juba magama. Mis ma tahtsin näidata, et kes iganes tellib just internetist, kõik olete vast sellise kotiga saanud seda raami. Aga see on ideaalne just selliseks, kui on märja ilmaga vajagi tükeldad seda kuiva kuuske, paned muud tulehakatist hea sellega transportida ja paned ta siia kõrvale nii kaua kui muuga tegeled ja siis on hea võtta ja ei peagi. Ärge ära visake, kohe ei pea kõike sinna ringmajandusse tagasi saatma. Et võite midagi ära ka kasutada enne. Siin on nüüd mul pann. Igatahes me natukene siin möllame, siis ühendume jälle, paneme voodi paika ja muud instrumendid, mis siin esmatähtsamad on. Mis sa öelda tahtsid? Tahtsin seda, me tellisime ühe tarka juurde. Mina tellisin kunagi ühe esimese välivoodi AliExpressis, sama bränd tarka. Nüüd tellisime ühe varuks. Ja nüüd ma seda esimest korda siin panen kokku. Ja tahangi öelda, et tegelikult bränd võib sama olla, aga väga suur erinevus võib olla. Nimelt, siin on kohe väga palju probleeme. Et need jalad käivad väga raskesti, siin kuidagi väga palju loksub mõlemal pool, siis see materjal on kohe teine, kuidagi selline ragiseb ja rogiseb rohkem ja siis need pulgad ei taha siia korralikult sisse minna. Ma ei tea, kui tugevasti ma pean seda venitama, et mis see loo moraal on, et ei ole olemas ühte ja sama kvaliteeti, kuigi bränd võib sama olla, et kes nüüd Ali ja Temu vaatab, ega siis õnnemängunud ikka ja alati, et meie saime 2 head voodit, millega me oleme juba 2 talvehooaega olnud ja nüüd see 3, mis me tellisime, see tundub kõige kahtlasem olevat. Ei tea, kas see kokkugi saab. Varuosadeks tellisime, ta oli kõige odavam ka, et mina sain 70 euroga, Kelly sai 50 euroga, selle ma sain mingi 40 euroga. Nii et tegelikult on Hiinas ka see, et kui ikka, mitte kõige odavam asi tellida. Kurat, kas saame voodimängi või saa? Vaatame edagi. Nojah, tootel ja tootel on suur vahe. Need ei mahtunudki see sisse. No ma ei tea, mis kuradi jõujunn ma nüüd pidin olema või seda materjali peab enne töötlema. Mina julge see pikali keita, nüüd ta tõmbas nii pingule selle. Ei tea. Võib-olla ongi siit ainult varuosad. Mingis mõttes. Aga aga jah, suur erinevus ikka ühele samale asjale
et ärge vaadake ka neid kõige odavamaid seal Temus või Alis. Mina olen 2 tükki Alist ostnud need ja Alist oli kindlamad. Võib-olla Temus on ka kindlamaid, aga ärge kõige odavamat võtke, et see odavam on kurat kohe näha, et erinevad vabrikud teevad sama kaubamärgi alla. Jah. No võt, väike vahe pole siis selline. Mina panin siin vahepeal ühe tooli kokku. Müttame edasi. Sellele on meil täna parem funktsioon, sellega ta saab hakkama. Ei no muidu väga mõnus. Mina olen natuke liiga paksult riides, et ärge nüüd ära ehmuga, et väljas on peaaegu 10 kraadi. Mul on lihtsalt taskud nodi täis. Ei viitsi ära võtta. Võib-olla istudes ka hakkab jahedam. Igatahes enne kui saame voodimängudega edasi minna ja põhiliste voodimängudega alustada, tuleb mul panna tainas kerkima ära. Ma pärmi ei kasuta, ma teen lihtsalt taigna. Mul on siin kaasas muna, jahu, vesi, sool ja kauts. No küll me seda näeme, mis ma teen. On ikka uudisimu. Kannatust. Igatahes ma plätserdan nüüd siin natuke ära ja siis vaatame edasi. Näed, ma panen siin natukene siis jahu ära. Tegelikult enne oleks pidanud muna panema, aga vahet ei ole. Igatahes palju ei ole korraga vaja, aga teeme ühesõnaga taigna siia. Panengi muna ära ja siis segan natukene, siis näitan, kas tuleb asjast asja või saa. Kelly andis hea juhis, et muna siia ühte kausi nurka. Siin saab teda natukene klopsida. Vaat nii. Ja siis läheb vesi ja sool ka siia. Ja ei ole jah suur taignameister siin looduses olnud. Ma tean, et mõned vahvad kanalid, mida me ka jälgime, teevad igasugu taigna trikke. Üks on see Outdoor Boys. Seal on igasugu vahvad retsepte. Jepadi. Noh, kohe näha, et ei ole selle tooliga palju istunud. Eks minagi samamoodi olen lennanud. Öeldakse, ja sa pead vaatama, kus on tugevam pinnas. Et talvelaagri videos näitasin, ühel oli pallid all, et need pallid on väge asi. Aga võt, ei teagi, peab uurima, kas need palle kuskilt saab sellisele asjale eraldi. No, ütleme, et hakkab asja saama, et panin siia jahu juurde ja nii kaua siin natukene veel süganud, et ta mul enam väga kinni ei jää näppude külge ja siis ta jääbki natukeseks seisma. Panen tal teise kausi peale ja hakkab ilmet võtma. Aga ei ole meil mitte lihtsalt voodimängud selles mõttes, et kes nüüd vasakule mõtles, siis ei ole vaja. Voodimängud. Mina sain sünnipäevaks võtta sellise laheda laiendi. Põhimäng on meil olemas ja mõtlesimegi nüüd siin, et naistepäeval metsas looduses on hea see siis kiletuks teha ja vaadata, mis siin sees on ning proovida mängida siis. Ja. Aitäh kingituse tegijale. Nii, vahepeal jälle laud puhtaks. Nii-öelda voodi puhtaks. Jah, igatahes, no ega me siin nüüd pikalt ei hakka seda seletama siia, eks me näitame. Carcassonne põhimäng on ka kaasas, see on kuskil seljakotis. Ja siis noh, ilm ei pea nüüd toas mängima, et preili tahab alati lauamänge mängida ja siis mina ikka looduses ka käi, et siis meil on õnneks neid kompromisse võimalik hästi leida. Ja see põhimäng on selline, kes on ka lauamängu mängija, kellel kodus on, siis teab. Ja siin on vast ruumi. Muidugi see voodi on piklik, et see mäng läheb vahest igas suunas, aga püüame. Teadlikult ehitama. Nii et natukene mängime ja joome mulli kõrvale ja siis varsti hakkame süüa tegema. Mina täna söönud ei olegi, ja siin natuke muidugi mängida, aga varsti läheb väga maitsvaks projektiks, nii et hoiame siis silmad peal.
nii et jälgime. Mull on ikka niimoodi mullikile sisse või mulliümbrikus alati ära pakitud. Kummiga panen alati pealt kinni, selle ma võtsin praegu matka seljakotist. Järgmine asi, mida ära ei viska siis, jah? Ei, ma neid ei viska, jah, need on väga kasulikud. Muidu ma ei olekski täna saanud kasutada, kui ma oleks ära visanud. Igatahes, kuna on maasikad veel peenra peal ei kasva, siis peab maasikaid ise kõrvale jooma. Võlu poolmagus, vaba jook, täitsa vaba. Nii et, oih, seljakott kukkus. Ot siis täna paneme magusalt, kook on ka veel ja ühesõnaga magusalt alustame, siis läheme soolase peale. Et ikka, noh, meelde jäävalt, naistepäev peab ikka meelde jääma, siis jääb vähemalt nii ka meelde. Nii, et Prellil need mängureeglid ikka paremini selgeks saaks, siis meil on jah sellised omal ajal veel pokaalid, kuigi ma veel väga kindlad enam nendes ei ole, jalad on ju täitsa katki. Ei tea, üks on terve vähemalt. Nii et Prellile saab pokaal, muidugi see on hästi kerge ja õhuke, see ei ole väga kindel, peaks midagi paremat leiutama ja vaatame, kas ikka 0 kraadiga seda vurtsu ka on. Kurat, nii peal oli, et ma hakkasin seda traati keerama maha ja see nagu libestiga tuli üles ära vupsti. Voodimängud. Ja ühesõnaga, jah, vaata, mis kohe mõeldi. Igatahes ta on korralikult loksunud selle pärast. Aga noh, pokaal on selline, mida peab ainult käes hoidma. See selline pokaal, mida ei saa kuhugi mõelda panna. Aitäh. Ja minul on nüüd selline, mul üldse jalga, mina ainult hoiangi käes. No, sul on jalg. Jaa, ikka. No, ja mis siis siia kõrvale? Kõrvale on, jõulud said läbi. Igatahes Prelli sai poest salami advendikalender, sellel on tähtaeg kohe käes, see on meil seisnud ka juba üle kuu aja kodus. Mõtlesime, et võtame erilisel hetkel kaasa, siin on vorstikesed sees, et siit saame nüüd 23 delikatessi. 24. Kus see 20, on küll 24 on ka ikka, ma vaatasin alla 23. Et proovime võt neid, ei oota meie iga päeva peal ühte, vaid head naistepäeva ja teile ka. Usun, et teil oli ka midagi meelde jäävat või vähemalt kui seekord ei olnud, siis sealtki eesmärgiks. Et lõpuks on need mälestused ju ainult kulda väärt. On küll magus. Pool magus. Pool magus, jah. Ei olegi väga hull. Ei ole väga magus. Ei ole väga hull. No nüüd ma ei saa kuhugi pokaali panna, et teha siit. Saad küll maha vajuta. Maha, ahah, okei. Sul on ju selline jalg. No, kus ta siin läheb? Jah. Maapind on pehme. Väga õige. See on nüüd täpselt niimoodi õige, ei olegi jalga vaja. Torka aga samplasse pokaal ja võta. Jah, täpselt. Nii, no Prell, ütle üks number. 8. 8. Täna on 8. Täna on 8 ja 8 tuleb Oi, siin on kohe pakendi sees tähekujuline vorst. Aitäh. No seda annab sul ikka nüüd lahti ka muukida. Mis siin on? Mina võtan lihtsalt ühe 15. Noh, mis siin on? Siin on ka mingisugune tähekene. No võtame 21 ka kohe. Siin ei saa muidu. Oo, näed, 21 oli vaja. Siin on süda. No. Palun. Süda ka sulle. Või. Kohe aru, et see lastele ei ole mõeldud, et seda ei ole võimalik kuidagi avada. No ei ole võimalik. Ai, täitsa lõpp. Kus on alles? Ma sain kätte. Ma pean enne ära proovima, kas üldse kõlvad. Ütleme niimoodi, et kui 3 päeva on veel tähtaja lõpuni, siis on väga hea. No, kui nad nii ära pakendatud, siis nendega ei juhtu midagi. Vaakumis täiesti ju. Jah.
paganama väikesed, kui me iga päev peaks sellise võtma, siis on ikka väga nutused advendid. Ei, siis on just tervislik. Toidupüramiid, sa ei tohigi palju süüa. Ja just hamba verele ja siis ma lähen võtan suure foti külmkapist ja hakkan seda närima kõrvale selle jama peale. Aga, no näed, igal tahes. Päris hea. Hästi maitseb. Ja, mäng läks käima ja reeglid hakkavad selgeks saama. Ega siin midagi, päike on ilus, soe, et nüüd mängimegi järgmised pool tundi ja siis on tainas juba ka mõnusalt küpse ja siis hakkame tegema põhirooga. Tja, mis me seda mängimist ikka näitame. Pärast ütleme, kes võitis, kes kaotas. Sellega läheb ka kokku. Ja ongi mäng läbi saanud ja mul on selline rõõmutunne vist, et Preili võidab. No kui mina võidan, siis oleks ikka asi ikka natukene täna väga pahutsi. No, Preili võidab, meil väga tasavägine. No, Preili võidab. 4 korda. Nii, matemaatika käib. Läksidki ette must. Korras, väga õige. Oota, aga sa ei ole saanud oma neid lisaneid. Okei. Ei ole. Mõlemal 2 siis. Oi, mina sain nüüd 10 punkti sain tünnide eest. Ja 10 punkti said sa ka nende punaste eest. Aha. Aga mina saan ka punaste eest 10. Ja ma läksin sest mööda. Viljapäid sul üldse pole. Kas kõik? Okei, no ikka ja tünnidest mina ei saa. Läksid must ikka mööda ära. Läksin. No, igatahes kaotaja läheb süüa tegema nüüd. Ja võitja saab au kokku panna selle mängu, jah? Peab jah tegema väikse söögi ka nüüd. Ega mis mul siin söögi ma pean tegema, tegelikult valmistama ette mõned asjad, enne ma tuldi teega alla. Aga mida nüüd mina teen? Natukene sibulat. Sellised mõnusad kubikud. Rohkem ei panegi. Väga meisternuga on mul täna jälle fällniimen S1. Selline tegelane nüüd jälle testimiseks olen kasutusse saanud. Alustame siis temaga leebelt. Ärme kohe nii ja noaga mine jämedate asjade kallale. Aga läheb siia sibul. Ja no ega siis sibulast üksi ei ole mitte mingit tolku. Sibulal läheb hakkliha ka juurde. No, 2 ideaalset asja. Et tuli meelde, et üks asi mul oli veel plaanis, aga selle me jätsin koju. Igatahes pole hullu, sest põhiretseptis seda ei olnud juustu. Juustu ei olnud. Kasutame seda luhvlit. Ja nüüd ma siin teen selle mõnusalt seguks, siia läheb piparsool ka sisse. Ja siis vaatame edasi. Ega siin midagi tuleb natukene käega ka sõtkuda. Et ikka see hakkliha ja sibul ja kõik sool, pipar saaks mõnusamalt läbi muditud. Hakkab ilmet võtma. Aga jah, praegu on väga mõnus ju siin looduses olla, nautida, mängida, päikest vaadata, kokata, sest mida ei ole, satikaid ei ole. No vot, sellepärast mulle ka meeldib see kevadine olemine siin metsas, et sa saad olla nagu zen, ilma et sa peaks tegelema nende elukate püüdmise ja tapmisega. Abiliseks on siis risupliit. No, seda te jälle teate. Muideks ma panin ühe suurema ka tellima. Vast jõuab kohale. On hea selline mõnus lahendus. Ei pea märja pinnase peal tegema ja üldse on ka see metsavaates kah nagu viisakam. Sest mul on veel siin all vana pann. Sellega on hea tõsta, liigutada. Tegin natuke pinnast ka paremaks. Läheb see panni peale. Et igati mõnus. Ja väga töökindel, efektiivne lahendus. Süüdata on nüüd hea tulepulgaga. Sellega asetohu ma võtsin kodust kaasa. Üks hea näide. Natuke krõnksus on. Aga ideaalne asi, mida süüdata ilma tikkudeta.
Et siin praegu ei hakka otsima, aga muidu saaks siit ka. No näed, palju vaja läinudki, et see asi põlema saada. Panen siia juba sisse ja lähebki siis kuiv selline kuuse oks peale. Tellisin ka Temust igasugu tulepulkasid. Et nüüd ma teengi neist tõenäoliselt ühe väikse tutvustuse, katsetuse sinna liikmete sektorisse, nii et nagu eelmisel videolgi mainisin, et selline liikmesusprogramm on meil käivitunud. Nii et tasub seal ka silma peal hoida või kes tahab meid väikest tuge anda meile, siis sinna lähebki see üks videokene ka. Ja eks siis see tulepulk, mis on kõige parem, eks ma siis sellest räägin järgmine kord. Reili läks meil seiklema, läks kuskile veel ringi vaatama nii kauaks. Aga mina siis siin panen nüüd nii kauaks, kui teist faasi hakkan tegema. Panen panni juba peale ja mul ongi vaja õli kuumutada. Panengi siia nii-öelda üks jagu seda praegu. Umbes nii palju. Ja siin siis, mis ma siin teen? Võtan natukene tainast, isegi natukene jahu võtta veel. Natukene siin mökerdan, aga pole hullu. Et tainas jäi hea, mõnus, kohev. Võtan siit tüki. Ei olegi, ei teagi palju mul nüüd vaja on. Natuke suurema. Nii, et ei tee pirukat. Või ütleme niimoodi, et päris klassikaline pirukas ei tule. Tuleb asi, mida ma kunagi teinud ei ole ja sellel on peen nimi ka. Tšeburek. Nii et ma ei teagi, kas ma seda siin ilma taigna rullita saangi korralikult teha, aga proovin tšeburekki teha. Ja. Nii. Kasutan rullimiseks tomatipastat. Vot. Tainas vist sai liiga palju jahu, aga ma ei tea, kas kui ma vett natuke võtan, kas see aitab mind või? Mul on vaja teda natukene võib-olla. Hästi natukene vaja teda venitada rohkem. Ole ulatav see pudel. Kus sa käisid muidu? Käisid kuskil kolamas? Mis sa head leidsid? Okei. Ma panen ta tagasi selle taigna siia. Teen kõik korra niimoodi. Aga hästi natukene. Niimoodi. Okei. Ja. Ja. No vot, natukene jah. Seda mõnusamaks. Jah, niimoodi saab. Vaikselt. Nagu pannkook. Aga natuke jah, mis ta nõuab siin nikerdamist. Reili ka midagi siin nikerdab, tahab noaga sellesse voodisse võiks ju mõne augu teha ikkagi täna ära. Ma siin muidugi mõtlesin, kas ma hakkan ütlema, et mis toitu ma täna teha tahan, sest kui ma ütlen kohe ära näiteks tšeburek ja see on kõike muud kui tšeburek, siis juba olen puusse pannud. Aga kui ma ei ütle midagi, mida ma teen, ega siis keegi ei saa öelda ka, kas see on nüüd õige või vale asi, mida ma teen. Kas mina panen lihapirukat. Lihapirukat teen võib-olla hoopis. Et tšeburek peaks olema hästi lame ja siis tal peaks olema tainas ümber, aga kuna mul see tainas võib-olla ei ole nii veni. Pane teine taina juht talle peale siis. Ma siis teen võib-olla pirukat hoopis. Ma proovingi, vaata, ma võtan siit üleliigset tainast ära. Tuleb tšeburek või tuleb pirukas? Esimene tuleb alati aia taha, nagu pannkookidega öeldakse, et esimene tuleb pirukas ja siis ma vaatan, kui palju mul seda tainast üle jääb ja kui paks see on. Et sellise piruka saab juba küpsema panna see piklik tšeburek.
see ei ole nüüd see, mis sa plaanisid vist teha, jah? no ega mul selle vastu ka midagi ei ole. Igatahes esimene katse on alati tühjale kõhule kõige maitsvam. Siin on siis jah, tuli all, õli on peal. Ma arvan, et juba lähebki siin asi küpsema. No, las ta küpseb ilusasti kuldseks ja nii ta on. Jah, üks trikk on ka niimoodi seda tainast auklikult taldikut. käe vahel venitada. Need meistrid panevad seda pitsatainast niimoodi näppu otsas. Ma olen näinud kuskil seal Ameerika Tannijuhi saates. Jah. Aga noh, ma siin midagi niimoodi teen. Peaaegu südame kuju ju. Joo, no siit tulebki võib-olla esimene südame kutšarekk. Kutšarekk. Tšeburekk. Juba kutšarekk. Juba hakkab maitseainit tegema. Jah. No igatahes ma mõtlen, et sa peaksid teise samasuguse tegema ja talle peale panema. Ta läheb nii paksuks see tainas, ma arvan. No siis pane poole peale hakkliha ja teine pool tõustab seda peale. Siia lähebki vist selline... Mitte nii palju. Mitte nii palju, jah. Nii. No, paneme siis nii. Mõnusasti üle ja natukene veel lapikumaks teha ja siis nad kasutavad siin sellist kahvlitehnikat. Tuleb teha ääred on tähtsad. Vaat, kuule, et see hakkab juba rohkem selle tšepureki moodi minema. Lihapirukas. No, ilus, tubli. No, selline. No näed, ilusasti särisevad. Hakkab juba jumet võtma. Täitsa äge. Paralleelselt teen siia, mis siin on, kuivatatud petersel, tomatid, pasta, sibul, piparsool, sellise hea kastme. Siia tegelikult käis veel küüslauk ka sisse, ma vaatan, kas ma hakkan küüslauku panema, sest siin saab juba päris ägedasti valmis tegelikult. Seda saab vast sööma hakata. Reili siin valmistab ette vist tulepulkade eksperimenti, mille me ka siin täna ära teeme. Aga enne me sööme ja vaatame siis edasi. No, ma arvan, et siit saab juba proovida. Pulkadega. Laseme veel teisel olla. Vaatame korra seda pulka. Mis see pulk endast kujutab. Mul oli kuskil salträtikut ka. Aga noh, taskus. Okei. Igatahes, kui me nüüd selle siit lõikame lahti, siis me siit näeme, et siin sees on aurav hakkliha. Palun. Ma tean. Kui rohke lihaga lihapirukas. Ja. Tainast võib-olla tegime tiba vähe. Et oleks palju kahele vaja on. Jah, palju kahele vaja muidugi. Ja see on siis selline hea blöögen. Okay. Võib-olla see hakkliha on natuke mage. Ma panen võib-olla liiga palju soola. Siis ongi hea võib-olla selle blöögen-möögeniga siia niimoodi sisse panna. Nii oli seal videos.
meil on siin Täitsa hea 2 ju. kandidaati veel. Täitsa hea ju. On küll. Siit panen seda asja peale ja no vot, siit saab ühe mingisuguse foto teha. Foto ka tegema. Aga muidu ikka on ju täitsa tšeburek, missugune tšeburek või? No, ma ei tea, kas ta tšeburek on, aga näeb muidugi välja Näeb tšebureki küll. moodi. Täitsa tšeburek, on ju? Jah, on ju? Aga vähemalt lihapirukas on ta küll ja maitsev on ta ka. Ja. Ega siin looduses tulebki õlisest teha. Teised viisid on natuke keerulisemad. Ahjuga. Jah. Teised viisid on keerulisemad. Ja juust jäi ka puudu. Paned sisse juustu veel. Vot nii, nüüd tuleb vood ära koristada. Kes on see õnnelik, kes siia magama peab minema? Ega nende räpased voodimängudega, nende ära tuleb koristada ka. Jah. Fui. No näed, eriti fui on ju. Jah, sellised ongi need meie jahused ja räpased voodimängud. Vaatan, objektiiv on ju udune või mis, aga filmib veel hästi. Ei ole hullu midagi. Vaatangi, et vastu päikest päike hakkab loojuma, et siis on natukene ekraan uudisem. Aga muidu on okidoki, mis see kell on? Kell on juba 4. Kell läheb jõudsalt. Nii, vahepeal peale seda soolast toitu Kelly tegi Temu tulepulkade review'd. Et see siis läheb sinna liikmete video alla. Et meil oligi siin erinevaid tulepulki tellitud. Et need testimised ja kommentaarid siis toetajatele lisaks. Eks edaspidi kasutame neid põhivideodes ka. No eks ikka vast, jah. Ja nüüd siis üks midagi, ei teagi, kas me kooki sööme siin või ei söö. Sööme ikka, naistepäev ju. Kell on 3:06. Ja mis 3:06? 3:05. Ja varsti läheb siin juba ära. Ma pean midagi ära pakkima ja siis käigu pealt kooki ka võtma. Et kuidagi aeg läheb kiiremini, kui me arvame. Jah, kook on ka maasikane. Ma alguses mõtlesin, ma hoian šampuse koogi kõrval, aga ei, peaks võtma mitu šampust kaasa. Päris hea. Ma mõtlesin, ma ise ei joogi seda šampust, aga kurat, ma jõin üle poole ära. ja, nii ta oli. Igatahes, ega siin midagi siin koogi söömist te teate, tuleb lihtsalt võtta üks tükk. Siit kohe niimoodi. Ja ega siin midagi ei ole. Tule nüüd siia ja võtta suhu teile atti. Ja ongi kook söödud. On ju hea kook? Ega siin midagi kunsti ei olegi. Et meie koogi söömine praegu ongi selline kaootiline, aga sellest on hea. Maitsev kook. Jah, pakime siin vahepeal asju ja sööme kooki. Kohe niimoodi, kui ma nüüd hoidadki niimoodi mind, jah. Palun, blörts. Ma ütleks natuke liiga palju sulle. Natuke liiga palju, ma endale võtan väiksema kõik. Ei võtta ju. Kõht on täis sellest soolasest, minul. Aga noh. No mul on natuke šampust veel. Ahaa, no jah. Mis ma siis pakin siin ja. No vot, pakitud kõik. Jah, aitäh, et lõpuni jälle vaatasite, ega me lühikesi videosid ei oska teha. Ega siin ei ole võimalik ka metsas teha midagi lühikest, ma ei viitsigi nii palju töödelda, ma niingi lõigun neid, aga et teile 10-minutist videot teha, no Eestis vist ei ole mõtet ka, et see, kui ma siin näitasin eelmine video, seda YouTube et maksab reklaamide eest, siis kui ma teeks 10-minutise video, siis no sellega ei teenigi midagi, siis ei näegi reklaami. Reklaami peab olema. Sinna ei tule, jah. Siin tuleb üks reklaam vahele vist, heal juhul. Vot, igatahes. No kuidas siis oli tänane päev? Mulle meeldis. Väga hea kokkamine oli sinu poolt. Hea idee oli. Tore oli, vaheldus.
aitäh šampuse eest. No, ja, See ootas Ega ma mind siin- eile, kui ma töölt tulin. ja Laua peal koos No. lilledega. see oli kõik, mäng oli ka tore, ütleme, et siis asjad jäävad meelde, et vahest tavalisemad käigud, need ununevad ära või kodus võime ka klaasi kokku lüüa, aga selline metsas karkassooni mängimine ja selline tšebureki küpsetamine ja see jääb meelde ja siis kõik seda veel siin voodi peal jahuga teha ja siis Jah. jääb mitu korda rohkem meelde. Igatahes tore, et vaatasid. Ei pea kommenteerima, ei ole vaja, kui midagi head on, siis kommenteerige. Eks me ise õpime siin nagunii, et see kokkamine tuli nagu tuli välja ja käime varsti. Tšau! Järgmise korrani.